kaldumine kolmanda astme helistikku ehk siis C-tuurist E-molli. Selle jaoks ma võtan siia vahele E-molli dominant septakordi, milleks on B7. Programm näitab valesti, see noot on tegelikult dis, mitte S, aga vaadake võib-olla parem klaveri klahve. Alustan C-tuuri kolmkõla kitsas seades. Järgmine akord on B7, aga meie jätame ära kvindi ehk fissi ja duubeldame priimi. Saame sellise seade ja lahendan ära E-molli. Veel korra. Mängin sama asja läbi kvindi meloodilisest seisust. Nüüd jätan ära fiss-noodi, sest see on B7 kvint. Veel korra. Ja tertsi meloodilisest seisust jätan ära fiss-noodi ehk kvindi.